my god, kui hea see on. Mehed saavad kogeda 8 orgasmi erinevat. Mulle meeldiks, kui sa silitaksid ja paitaksid minu rindasid nii. Päris nagu vanemad ei tohiks näha võib-olla, et sa seda vaatad nii noorena. 1-2 minutilist meest on võimalik teha mees, kes kestab voodis pool tundi, 1,5–2 tundi. Nii et tal silm ka ei pilgu. Läks lappe ja lähed järgmise juurde. Ta tahab mulle lihtsalt haiget teha. Miks te elate sellist elu nagu päriselt? 3. klassis näitan poistele, et kuulge, vaadake, mis ma leidsin. Kui see mees on seksikas, sul on nagu põlved nõrgad, oled nõus, on ju? Naised tahavadki vähem deitida. Kui sul ikkagi see haugiga kalapilt seal on, siis sorry, et no, et ei huvita. Purjus peaga ei ole okei seksida. Bumble'id ja Tinderid, kas need toimivad? Ma ju ütlesin sulle. Ja see ei ole läbisõiduoov. Sul endal ei püsi nagu kõva ka, kui sa panedki sukest nagu õhuauku põhimõtteliselt. Nagu neid on ka ikka niimoodi. Ja neid... Oleneb, kui pikk on. Jaa, no seda ka. Mida nad tegelikult armastavad on see, et neil on naine, kelle sisse tulla. Rumala mehega koos olla, see on loodusõnnetus. Jou, rahvas, tere tulemast tagasi vaatama Eesti number 1 podcasti Teema. Täna on meil saates naine, kes on tõenäoliselt üksi teinud Eesti rahva magamistubade ja suhete heaks rohkem kui ükski valitsus viimase 10 aasta jooksul. Naine, kes õpetab meid rääkima mitte ainult sõnadega, vaid ka kehakeeles ja seda teemadel, millest varem me ei julgenud isegi sosistada. Meie diivanile istub täna armastuse maaletooja ja tõeline naisenergia kehastus Epp Kärsin. Tere tulemast, Epp Kärsin meie Teema stuudiosse. Nii suur rõõm, et sa said meiega ühineda. Tervist teile kõigile. Epp Kärsin ka. Lõpuks, jaa. Mina olen seda episoodi ausalt öeldes päris pikalt oodanud. Me juba mõni aeg tagasi, eks ole, rääkisime ja mul on hea meel, et me lõpuks saimegi selle kuupäeva siin lukku. Meil oli siin alguses väike kaklus ka, et kes su kõrval saab istuda. Ma võitsin. Hästi. Me ikkagi väga ootasime seda, me väga elevil oleme siin selle ajaveetmise peale, siis meil oli siin, kõik on seotud. Väga põnev, vaatame siis, milline see podcast saab olema. Ja igal juhul ja Epp, võib-olla alustakski äkki sellega, et mis on sinu elus praegu siuke kõige suurem teema? Ikka armastus. Ikka armastus? Et ma arvan, et midagi ilusamat ja suuremat tunnet ei ole olemas, kui kogeda armastust, olla armastatud ja armastada. Aga mis siis Epp Kärsinil 2026 aastal kõige suurem, ma ei tea, muutus on olnud või millega sa praegu kõige rohkem tegutsed ikkagi koolitamisega? Ikka koolitamised on number 1, aga minu uued tooted, et tänaseks on mul ju enda bränd, kus mul on kehakreem, kehakoor ja intiim kookosõli. Muidugi promome, mis brändi nimi on? Ja Epp Kärsin ongi ja minu koduleht eppkarsin.com saab seda osta. Et ma ei teadnud, et teid nii palju on, ma käin pärast stuudiost läbi ja kuna mu stuudio on siin samas lähedal tegelikult Paldiski maantee 21, siis ma toon teile kõigile intiimkookosõli. Georgi läks temaga, kuhu, kuidas? Jaa, et see intiimkookosõli, ma ütlen teile ausalt, palun, et ärge kasutage libesteid, juhul kui te peaksite neid kasutama, et see minu intiimkookosõli tänaseks, ma ütlen ausalt, ma olen müünud seda üle 18 tonni. Ja ta on nii puhas toode, ta on ka tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt. Ta ei tekita allergiat, ta ei riku tütarlapse naise mikrofloorat. Ta on täiesti lõhnatu, ta on ülipuhas toode ja need, kes selle magamistuppa naudinguteks võtavad, nad ei loobu sellest enam mitte kunagi. Georgil läks kohe nägu särama. Mulle väga meeldib nagu mingi erinevaid tooted, katsetada, eksperimenteerida. Ja ta sobib nagu intiim igasugusteks tegevusteks, nii et see on parim toode. Hästi mitmekülgne siis ka, jah. Okei, väga huvitav. Aga Epp, ma küsiksingi võib-olla, et kuidas sa üldse jõudsid nagu koolitamiseni? Kas sa olid juba nagu noorest peale siis süke, pornohuviline või siis vaatasid palju videosid ja mõtlesid, et hakkaks nüüd rääkima sellest või... Ma tahaks kohe öelda, et see porno on see, mis on väga paljude inimeste elud üldse ära rikkunud. Sellepärast, et see, mida mina tegelikult ju teen, on see, et ma puhastan heas mõttes seksuaalsust tema algsele olemusele, sest porno on väga paljude meeste maailmas selline, et
naine on lihtsalt vabandust väljenduse eest nagu panemiseks. Aga väga paljud naised vajavad armastuse ruumi, nad vajavad peast südame tasandile tulekut, ka mees vajab armastuse ruumi, ta vajab täpselt samamoodi puudutust ja oskust nagu lõõgastuda. Ja pornos need vahekorrad on väga paljuski ju teeseldud ja kui me sooviksime naisena kogeda kõige võimsamaid, sügavamaid naudinguid ja näiteks jõuda emakakaela orgasmini, mis on kõikide orgasmide, mina ütlen nagu kuninganna, siis selleks vajab naine 1,5, 2, 3, 4 tundi aega. Ja üks mees ütles koolitusel selle peal, kurat, ma pean töölt ära vist. Et porno ikkagi ja ma olen tänaseks ju koolitanud tuhandeid noori, käinud üle 100 erineva Eesti kooli ja kui ma teen tagasisidena sellist anonüümset küsimustikku, siis tulebki välja, et noorte teadmised kahjuks tulevad pornost, aga pornos ja päriselus need on täitsa 2 erinevat maailma. Aga kuidas ma hakkasin koolitajaks, oli aasta 2015, ma olen olnud terve elu ettevõtja, ma pole kunagi palgatööl käinud kella 8-5 ja ma olen väga teadlik olnud selles, et ma tahan olla vaba oma otsustes, oma tegemistes ja ma tean, et ma ise suudan endale luua sellise ägeda unistuste elu, mida ma ilmselt täna juba võiks öelda, et natukene elangi, aga ma olen alles oma teekonna alguses ja ma olen ettevõtja olnud ja aasta 2014, kui ma põlesin läbi, ma olin varem iluvaldkonnas hoopiski, ma müüsin ettevõtte maha, siis mul, kellele ei meeldiks seks, kõigile meeldib seks, aga hea seks. Ja siis mul tekkis väga lennukas idee, et ma hakkan jagama seda, mida ma ise teen ja ma ütlen ausalt kõigile alati, kes jõuavad minu koolitustele, täna ma olen koolitanud üle 61 000 inimese, et ma ei ole ekspert ja ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga need inimesed, kes on käinud minu koolitustel vanuses seal 13-80, 13-80, mitte keegi pole tulnud, et teeb palun raha tagasi, vaid vastupidi, nad on öelnud, see on parim investeering ever, mida keegi elus on teinud iseenda jaoks, oma paarisuhte jaoks. No nagu sa ütlesid, siis seks tegelikult meeldib ju kõigile, eks ole. Ja see on kuidagi, ausalt öeldes, mind on ka alati see seks nagu väga huvitanud, et võib-olla isegi ebatavaliselt palju, et nagu mina olin see laps, kes leidis oma vanemate raamatukogus selle Kamasutra raamatu, vaata mingi 10-aastasena ja siis vaatasin, et oi, kui põnev, eks ole. Tundub nagu sellist nagu 2 tüüpi inimesi, et mina olin see sõber pigem, kes esimesena avastas kõik need põnevad websaidid ja siis juba mingi 3. klassis näitan poistele, et kuulge, vaadake, mis ma leidsin. Ja see on nagu teist tüüpi inimesed, eks ole, kes olid siis mõned sõbrad, kes mingi väkk või fuivad, ei taha seda nagu no saab näha, šoki või trauma või siis nagu jah, et võib-olla üldse traumeerisin oma sõbrad ära, või mis tüüpi inimesed nagu teie olete? Ma just tahtsin siia vahele tuua selle, et ma ei ütleks, et on ainult 2 tüüpi, et need, kes on väga vaimustuses ja saadavad sõpradele versus need, kes on šokeerised, issand kui rõve, et kui ma ise nagu tagasi mõtlen esimesele korrale, kui mina kokku puutusin siis nii-öelda pornoga ja nendega, siis see oli pigem selline, et sa nagu huvitud, et mis asi see on, mis seal toimub, sa saad aru, et midagi nagu on seal nagu valesti, et päris nagu vanemad ei tohiks näha võib-olla, et sa seda vaatad nii noorena, aga see ei olnud kunagi see, et kas fuhku rüve või saadan sõpradele, vaid väga selline, et mis siin toimub, mis see nagu on ja et kuidas see mind ennast tundma paneb, et väga selline nagu et nagu hariduslikul eesmärgil. No hariduslik ja hariv, vaevalt nüüd seda, aga selline huvitav asi, mis ongi veits nagu tabu teema ja siis sa hoiad ennast natuke nagu mingi, et okei, et mis siin võimub, mis siin nagu, mis see värk on? No mina arvan, et läbi enda tegevuse ma normaliseerin seda, et see seksuaalsus ei ole midagi, mida me peaksime häbenema, et me võime väljendada enda soove ja vajadusi, me võime öelda, mis meile sobib, mis meile ei sobi. Iga naine peab tundma oma keha, iga mees peab tundma oma keha, hea seks saab alguse sellest, et ma olen teadlik iseendast, enda vajadustest ja julgen ka väga selgelt tõmmata piiri ja nagu ennast kehtestada, eks ju. Et kui palju on täna neid naisi või tüdrukuid või neidusid, kes on läinud suhtesse, et ta on tutvustanud oma noormehele, et kallis, et vaatad, need on minu rinnad, eks ju, et vaat mulle meeldiks, kui sa silitaksid ja paitaksid minu rindasid niimoodi, et ma näitan sulle, vaat rinnanipud, kallis, palun. Ära kruti neid esimese, nad lihtsalt nagu vaikselt õrnalt mängi sõrmepadjanditega. Ta tutvustab, ta ajab oma jalad laiali, ta näitabki kallis vaata, mis mul siin on, eks ju, et kui tähtis on see, et ma ei häben oma keha, et ma võin päeva valguses olla täiesti paljas ja ma luban ennast imetleda.
Sest hea seks saab alguse sellest, et mõlemal on see teadlikkus, mõlemal on need oskused ja kui me alustame, ega siis me ei ole ju veel kõik andekad, eks ju, see tuleb läbi praktika. Et mina ütlen, et ma olen tõesti 100% kogemuskoolitaja, sellepärast, et mulle tohutult naudingud meeldivad ja nende koolituse taga on rohkem kui 10 tundi praktikat, nii et ma arvan, et ma mõnes mõttes ikkagi tean, mida ma räägin ja siiamaani tõesti need inimesed, kes on võtnud neid minu soovitusi kuulda, on saanud omale täiesti uue naudingute maailma. Ma tahaks siia otsa kohe küsida, et sa oled inimesena hästi selline, sa sisened ruumi kuidagi nagu hästi kergelt ja vabalt ja isiklikult alati nii palju, kui ma jälginud olen, on see nii inspireeriv ja see, kuidas sa praegu rääkisid ka, et inimene peab olema endaga soome keeles öeldakse sinut, aga nagu hästi okei endaga ja kas just enesekindel, aga nagu aktsepteeriv, et sa võidki olla vaba, et kuidas, mis oleks sinu soovitus, kuidas üldse jõuda sellisesse kohta? Tulge kursusele kõik, naine tunne oma keha ja mille pärast ma seda ütlen, on see, et need naised, kes on minuga olnud ühes ruumis ja nad heas mõttes on öelnud, et mingisugune häbi lihtsalt kaob ära ja saamine läbi minu koolituste või ka see energia, mida mina endas kannan, et see ongi hästi lihtne ja kerge, nii nagu sa ütlesid, aga see on sellepärast, et mul on ise endaga nii hea olla ja ma tuletan ka kõikidele teistele meelde, et teie elu on täpselt samamoodi väga lihtne ja kerge, ärge elage oma elu keeruliseks. Sest see ei ole ainult naudingute koolitus, vaid see on üldsegi nagu inimeseks olemine, et kuidas mina ise ennast naisena väärtustan, kuidas mina ennast naisena vastu võtan, milliseid valikuid ma elus teen, et millist elu ma soovin kogeda, et ma ei lähe kunagi suhted lati alt, et pigem on see, et saa ise endaga kõige suuremaks sõbraks, õpi ise ennast tundma ja see, mida me räägime, on üks, aga see, mida me sisemiselt ise enda kohta tunneme, kõik on energia. Kui ma ruumi astun sisse, te tunnete minu energiat ja samamoodi on see, et kuidas sinul ise endaga on olla. Ja kui sul on endaga hea olla, siis sa tõmbad enda ellu täpselt samasugused kerguses olevad inimesed. Kui ilusti öeldud. Sõnasepp, Epp on sõnasepp. Aga meeste selline meesenergia, mis sa selle kohta oskad rääkida? Kuidas sellega jõuda? See on hästi huvitav, et mees hakkab arenema siis, kui tal on päriselt soov areneda. Väga palju, meil on 2 tüüpi mehi. Ärge keegi solvuga, aga meil on täna mehed ja meil on poisikesed. Ja poisikesed on need, kes ei võta vastutust ja nad ei tahagi saada täiskassanuks, et nad on oma ema põllesabas olnud ja siis nad on sellised, kes tahaksid, et nende kaaslane neid kogu aeg oleks sellises päästvas rollis, aga mees on siis, kui ta vastutab oma sõnade tegude eest ja kelle sõnad tõesti lähevad kokku tema tegudega. Ja ka see suur osa, et panna naine tundma, et on üks ainus ja kõige erilisem. Et mehel ei ole tegelikult mitte midagi suurt elus. Kõige suurem ülesanne on see, et armastada oma naist, väärtustada oma naist. Ja ka mees ise ennast peab armastama, väärtustama, et sinu naine on ju sinu visiitkaart. Ja sina ise oled oma naise visiitkaart ja see mehelik mees tihti hakkab kasvama alles mehelikkusesse siis, kui tema kõrval naine on ääretult naiselik. Et mees tunneb, et seda naist mina tahan hoida. Aga kui me vaatame nagu tänavapildis, et kui palju on täna meil neid naiselikke naisi või kui palju on meil selliseid nagu nii, sa vaatad peale, sa ta on nii mees, eks ju. Ja see tasakaal tegelikult meil on ju nagu hägustunud see piir, meil on täna hästi palju variatsioon, et kes kuidas ennast nimetab. Aga armastus on kõigil üks. Ei ole vahet, kas on 2 mees koos või 2 naist on koos, eks ju. Aga kui me räägime sellisest algsest, nii nagu võiks öelda, nagu Jumal meid on loonud, mees ja naine, siis ikkagi kuskil meie sügaval nagu sisemises on ikkagi see, et naised, et see naiselikkus on nagu nii ilus ja nii püha. Ja see mehelikkus on lihtsalt nagu nii seksikas, kui see mees on seksikas, sul on nagu põlved nõrgad, oled nõus, on ju? Nõustun, aga minu arust ka mitte naiselikud naised on ka seksikad. Jaa, aga see enesekindlus on, vaat see on nagu miski, nagu mis on selle naise sees, on ju. Mina kindlasti olen see naine, kes mulle meeldib olla naine. Mulle meeldib, sest see on nii minu põhiolemus. Ma ei pane ennast riidesse nagu kleidisse sellepärast, et ma ei tea teistele silma jääda. Ma teen seda ise enda pärast. Ma panen alati kõige ilusama pesu, ma hoolitsen enda kõige eest, nagu, mis minus on. Ja ma arvan, et see ongi see, mis paneb mind tundma nagu, et ma elan elusat elu
kõige ägedama naisena ja iga naine peaks nii tundma. Väga ilusti öelnud, aga noh, olemegi natukene rääkinud tegelikult on meesenergiast, siis naisenergiast, milline naine peaks olema, see on täiesti nõus pigem. Aga ma tahan öelda, et iga mees ja iga naine, et ärge nagu kaotage ära seda enda eripära, et igas ühes meis on see miski, et iga meie seksuaalsus on erinev, iga naiselikkus on erinevate tonaalsustega, iga mehelikkus on erinevate tonaalsustega, aga kui me valime kaaslast, siis vaata kaaslase puhul on küll see, et see mees peab olema sinu jaoks atraktiivne. Kui ta ei ole sinu jaoks atraktiivne, siis sealt ei tule mitte midagi või naine ka, et ärge mõtle, et okei, ta on natukene trulla, ma panen ta trenni, õpetan teda paremini toituma. Ei, see naine on selline, ta peab sulle algusest peale meeldima. Et see atraktiivsus, oled nõus, eks? Väga ja. No näed, juba me õpime, Georg, juba. Ei, muidugi, absoluutselt. Natukene jõudsid juba ette ka, aga ma tegelikult tahtsingi küsida, et siis nagu hüpoteetilist, et nagu oletame, et mul on nagu siin nagu kaaslane tekkimas, et mis on nagu tüüpiliselt võib-olla see asi. Mida me oletame, ongi ju tekkimas ju. Ongi tekkimas, jah. Ongi siin natukene üle kuu juba koos nagu mindasemas, kõik on väga ilus, aga siis küsimus on siuke, et mis siis selle nagu, mis tavaliselt nagu siis tapab suht ära siuke esimese 3 kuu jooksul või mis need on põhiasjad, mis nagu saatuslikuks saavad? Esimese asjana nagu on kindlasti see, et me tahame püüda olla paremad, kui me tegelikult oleme, et ärge olge suhtes maskidega. Näidake juba esimesest päevast peale, kes te tegelikult olete. Me võime mängida mingit rolli 3-4 kuud, võtta ennast kokku, aga kui see pole meie põhiolemuses, siis see tuleb nagu nii nähtavale. Ja teiseks on ka see, et suhtes on hästi oluline, et sul oleks emotsionaalne side selle kaaslasega. Emotsionaalne side on number 1 ja naise kõige suurem seksuaalorgan on tema aju. Sina pead naise aju suutma stimuleerida. Oma jutu, oma kõne, oma hoiakuga nagu kõikidel tasanditel nagu. Siis kindlasti see atraktiivsus, naine peab olema tark, mees peab olema tark, see intellektuaalne pool. Et kui sa mõtled, et sul on väga ilus naine, ta on magamistoas väga äge, eks ju, aga muul ajal sul ei ole temaga mitte midagi rääkida, siis varem või hiljem sul hakkab lihtsalt igav, sellepärast, et su enda aju tahab mingisugust stimulatsiooni ja ta tahab midagi muud juurde saada. Nii et lõhn, maitse, puudutus, kõik sellised asjad. Ja kui sul on mingisugused kiiksud, siis jaga neid kiikse, tead, tegelikult mul on sellised kiiksud, on ju. Praegu räägid siis nagu voodikiiksudest? Ei, no kui üldse ka nagu, et ma ei tea, et sulle ei meeldi näiteks mingid asjad, mis sind nagu juba sa tead, et sind on varemates suhetes mingid asjad trigerdanud, eks ju. Siis nagu jälgi, ole hästi aus. Et ärge minge nagu suhtesse lihtsalt nagu poolkõvalt, et no suhtesse mineku pärast ei ole kunagi mõtet. Ja ei olegi mõtet minna, eks ju. Ja mis on hästi suur osa on ikkagi see, et me oleme hästi ausad teineteisega. Me räägime hästi ausalt ka oma ootustest, et kõigepealt sa ju pead aru saama, et mida minul on sellesse suhtes anda ja mida mina sellelt suhtelt ootan. Mitte ainult sa oled suhtes, et ma tahan midagi sealt saada. Ja sa pead ise nii terviklik olema, et sa ei lähe täitma enda nagu sellist nagu auke, et teine partner sind täidab, vaid sa pead olema ise terviklik. Siis me ei lähe kokku katkist inimestega, sest kui me oleme ise katkis, me tõmbame täpselt samas, kui see katkised inimesed enda ellu. Jaa. Noh, seda on isa ka mul kogu aeg öelnud, et sa ei saa minna suhtesse, kui sa ei ole ise endaga rahul. Jaa, just. Kõigepealt ole siuke inimene, kui ise tahad olla, siis sa nagu tõmbad. Jaa, sul on väga tark ise, väga õige, nii ongi. Ja veel üks asi, mida väga paljud nagu paarid teevad, et kõige suurem probleem paari suhtes on kommunikatsioon. Me ei oska kommunikeerida, me kardame välja öelda, kui meid midagi häirib, aga see väike asi hakkab häirima, teine väike asi hakkab häirima, kolmas ja ühel hetkel on seda nagu nii palju ja sa ei saa aru, kus kohas see tuleb, eks ju. Ja siis ongi väga armas nagu öelda, kui sa ka räägid oma kaaslase, näiteks ütledki, et tead kallis on ju, et sa oled üliarmas inimene, aga mul on tõesti ebamugav, kui me lähme restorani sööma, isegi kodus, sa lihtsalt matsutad nagu. Olen öelnud ka siukest asja. Aga see on ülioluline, kuidas sa ütled seda, praegu sa ütlesid ülihästi või no ma tean seda teooriat. Oskab kõik hästi ilusti öelda. See on nagu see sandwich kompliment, et sa ütled midagi ilusat, siis sa annad selle kriitika ja siis ütled midagi ilusat veel. Ma mõtlen, praegu oli nagu väga kena näide sellest versus see, et Sydney, sa matsutad väljas vaata. Ja siis see kõlab nagu tänitamine. Mis ma siia otsa lisaks selle teema juurde ka, et mis ma nagu enda suhtest hästi õppinud olen, on see, et seal on alati, et ka siuke nagu nii-öelda kriitika andmisel,
sa pead teadma, et su kaaslane ei ütle seda kunagi halvast kohast. Et sa pead sul peab olema nii nagu turvaline ja hea selles olla, et sa ei võta seda kunagi rünnakuna. Et sa ei võta seda kui isiklik rünnak, et ta tahab mulle lihtsalt haiget teha, vaid kui sul on hea suhe, kus teil on hästi ja teil on kommunikatsioon, siis sa mõistad, et see ei tule halvast kohast, vaid see tuleb alati mõistvast ja selle eesmärgiga, et see püsiks kauem. Ja et see suhe saaks veel paremaks. Just, nii ongi. Sest kui kokku tulevad nagu 2 inimest, siis paratamatult me ikkagi hakkame teineteist natukene voolima või neid nurkasid natukene lihvima, eks ju. Ja kui pehmelt ja kui õrnalt ja kui armastavas keskkonnas me seda teeme, eks ju. Me võime olla ääretult nõmedad ja vastikud, eks, aga me ei jõua sellega kaugele. Et kõige olulisem ongi see, et kui on mingi asi, et siis sa ütled seda südame tasandil, nagu hästi suure armastusega. Ja siis see inimene võtab selle palju pehmemalt vastu, ta ei lähe kaitsepositsiooni. Jaa, aga see on ka absoluutselt väga oskus, eks ole, et sa oskad seda kuidagi siis nii hästi kommunikeerida ja kindlasti paljud ei oska, mina ka kindlasti mingitel hetkedel, eks ole. Et see suhtlemise oskus on minu arust see on elu kuldvõtmekene, et kõikidel inimeste vahelised suhted peavad olema selged ja läbinähtavad ja suhelge nende inimestega, kellega teil on kerge, mitte nende inimestega, sa saad kokku ja sa tunned, et sa oled nagu, ma ei tea, kuskil poriaugust läbi käinud, et sa nagu sa oled energiast tühi, sa oled täielik sidrun, eks ju, ja siis sa mõtled, et appi, mis asi see oli nagu. Mul on ka olnud ikka mingi paar date'i nagu on olnud sükest, et nagu saan inimese kokku ja lähme kuskile randa ja kõik setting on nice ja nei on väga tore ja ilus aga lihtsalt kuidagi ma nagu ketran peas ja lihtsalt nagu käin mingid teemasid läbi ja nagu, et millest nüüd järgmisena nagu rääkida või kuidagi nagu jutt selle neiuga kuidagi ei jookse või ei ole mingit seda klappi, eks ole. Võib-olla mõne jaoks on see okei, et on nagu teidi ajal mingi vaikus ka, ma ei tea, kus teie jaoks, aga minu jaoks, kui mingi vaikus tekib, siis on nagu, mul tekib nagu mingi awkward vibes või midagi nagu, siis mul endal, et kas ma nüüd peaks midagi hakkama kiirelt rääkima, vaata. Ma ei tea, teil ei ole niimoodi. Mis mul tegelikult aitas täiega sellest üle saada, oli see, et ära võta seda kohtumist kui nagu töövestlust, vaata. Et see ole, et üks küsib, teine vastab, vaata. Võtagi, et ära võtta seda kui teiti, pane enda pääs, ongi nagu, ma ei tea, et toredate inimeste mingi koos veetmine, vaata. Siis ma ei tea, minul endal aitas see mega hästi ja siis mul käis mingi klikk ja siis kuidagi oledki ise palju chillim ja pingevabam ja tänu sellel oli just kõik orgaanilisem ja naissim. Ja absoluutselt, ma ei võtagi kui töövõstlust, aga ongi mõnikord lihtsalt, kui inimesega ei ole seda õiget klappi, siis nagu ei olegi nagu millestki rääkida. Ja teise inimesega räägid 4 tundi ütte, eks ole. Et aga eks see dating ongi süke nagu natuke süke loto värk ka vaata, eks ole, et kellega klapib, kellega ei klapi, sest aegade jooksul ikka on need meetodid, eks ole, kuidas kaaslast leida on, eks ole, nii palju muutunud, et paarkümmend aastat tagasi läksid, eks ole, Kosja kuskile naabertallu, siis tulid mingid paarides chillimised ja mingid klubid, eks ole, ja nüüd on see rohkem liikunud sinna, eks ole, ongi meil on need Tinderid ja Bumble'id ja et mis sina, Epp, arvad, et kas need nagu dating app'id ja need Bumble'id ja Tinderid, kas need toimivad või ei? Ikka toimivad, ma näen ise seda, kui ma olen neid tütarlastõhtuid ja poismeestõhtuid teinud, et ma olen ikka küsinud, et kus te siis kohtusite, eks ju. Et Tinder date on olnud küll, et sealt on Bumble'ist ei ole minul sellel suvel küll olnud, aga eelmisel suvel oli. Et ma arvan, et iga nagu äpp, mis inimesed tahavad ju tegelikult, nad ei taha üksinda olla. Nad ikkagi tahavad oma elu jagada, nad tahavad kaaslasega koos olla ja elu tundub ju palju huvitavam ja värvikirjavam, kui meil on enda emotsioone jagada. Kui see, kui me oleme üksinda, et mingi eluperiood me võime ka üksinda olla, aga üldiselt ikkagi päeva lõpuks on ju tore, et kellegile kaitsumine või keegi hoiab ja helistab ja armastab ja hoolib, eks, et oma sisemaailma ja välismaailmast nagu. Aga kuidas tänapäeval inimesed kohtuvad, neid variatsioone on ju väga palju, kes jaanipäeval ja kes kuskil Selveri kassas ja kes bussijaamas ja kes trammipeatuses ja... Kui me siin juba pimekohtingutest rääkisime, siis üks koht, kus sa kindlasti pimekohtingut ei taha, on taksosõit Forusega. On see asi lahendatud. Nende äpis näed sa juba enne tellimist, täpselt siis juhi pilti, tema autot ja isegi tema keeleoskust, mis eriti praegu suvel, kui me just käime kõik palju väljas, eks ole, ja ei tea, mis täpselt konditsioonis koju jõuad, siis see kindlasti pakub sulle turvatunde, sest taksosõit ei peaks olema pime kohting. Ja Forusega on kõik võimalik. Kuidas teil on, et kui näiteks, ma ei tea,
nii äge mees on ju, tütarlaps vaatab, et nii kihvt, eks, et tahaks tutvuda. Aga kuidas sa arvad, et kas on mehe jaoks okei, kui naine ise tuleb, et teeb tutvust? Kuidas te suhtute sellesse? See oleks nagu, minu arust see on väga äge, kui naine tuleb, nagu see on nagu jumala eest, et jumala äge, nagu absoluutselt. Jah, see minul tihtipeale ikkagi kas või nagu ma ei ole selles, võiks arvata küll, et ma olen siin väga mingi smooth naistemees, aga ei, nagu, et täiesti mingi võõra neiu juurde minna nagu rääkima. See ikka võtab minust nagu ikkagi see on nagu väljakutse ikkagi selles mõttes, eks ole. Et ma ei ole üldse nii smooth, kui kõik kutid räägivad, jah, et sul on nii, millest sa räägid, ei ole üldse nii lihtne, ma ei tea, mis te nagu välja mõtlete, vaata. Aga et ei ole üldse nii lihtne, ikkagi see on päris suur väljakutse, jah. Ma ei tea, Georg on muidugi nii smooth jutuga, et no, minul on nagu ka mindset, nagu ma ei lähe sinna selle pointiga, mis naisterahvaga rääkima, et ma nüüd tahan impressida ennast. Ma lähen pigem sellega, et äkki ma saan rejection'i, vaata. Või see ongi nagu kas hästi mänguliselt läheneda sellele, et kuttidega vaatame, kes kõige rohkem rejection'id õhtu jooksul saab. Ja sa lähedki nii absoluutselt nii pinge peale, sul pole sooja ega külma selles mõttes, mis sellest esimesest nagu hetkest nagu saab või need esimesed 5 lauset, mis te vahetate, on ju, läks lappa ja lähed järgmise juurde enam-vähem selles mõttes, on ju. Ja tegelikult niimoodi sa treenid ennast ja seda enesekindlamaks sa saad. Muidugi. Ei, ma teangi, ma pean ennast nagu sealt mugavustsoonist välja võtma ja minema rääkima, aga kurat, ikka keeruline on seda aeg-ajalt nagu teha nagu. Või noh, ma peangi suruma ennast. Eks see on ikkagi nagu treenimise küsimus. Absoluutselt, jah. Mina tuleks korra sinna Tinderi ja Bumble'i nende juurde tagasi. Mina näen pigem just Tinderi ja Bumble'i puhul enam-vähem seda mündi teist poolt. Ehk siis ma leian, et kui inimesed neid rakendusi kasutavad, no see on hästi mänguline, see on ülilõbus, on ju. Füüsiline atraktiivsus olemas, lükkad paremale, saad matchi, on ju. Aga mis seal nagu tihti juhtub, on see, et nagu sa saad selle lühikese dopamiini laksu nagu kätte sealt. Ja siis kui tuleb see esimene süke nagu, mingi asi, mis on natukene off, sa kohe swipe'id ju edasi selles mõttes. Sul on samal ajal juba teised matchid järjekorras ootamas. Et seal on oht on see, et sa ei lähegi selle inimesega sügavuti, kellega sul tegelikult võib olla ülihea nagu energy match või nagu mingi klapp. Aga tead, miks see on nii või? Üks põhjuseid, miks see nii on see, et ongi nagu valikut on lihtsalt ajul nii palju, et kui sa saadki lõpmatuseni, tuleb sul järjest neid nägusid, siis su aju, sa ei otsi enam nagu matchi, vaid sa pigem hakkad otsima nagu, hakkad filtreerima. Su aju läheb nagu süksesse filtreerimis nagu moodi ja sa hakkadki nagu kohe esimese mingi negatiivse asja puhul hakkad lükkama neid nagu kõrvale. Et ongi lihtsalt nii palju nagu valikut on, et su aju ei suudagi nagu ära händelida seda, eks ole. Aga eks seal on ju see ka, et see esimene negatiivne asi võib olla väga suur asi. Et tihti nagu ma enda nagu Tinder-aegadele tagasi mõtlen, oli väga palju, et kui sul ikkagi see haugiga kalapilt seal on, siis sorry, et no, et ei huvita, et sellepärast sa lähedki vasakule. Aga kui sul on ikkagi, sul on viisakas ilus pilt ja sul on tekstis kirjas, et ma ei tea, et mu hobideks on maalimine ja looduses jalutamine, see on kohe teine asi kui see, et seal on keegi mingi käisin baaris sealt kedagi ei leidnud ja siis imestatakse, et ainult vasakule pannakse, et miks neid matche ei tule. No jah, aga et see põhjus võib olla, see põhjus võib olla nagu nii nagu random, no. Saad aru, et ongi mingi haugi pilt, no ja siis ta võib-olla pani mingi meemina selle lihtsalt naljaga ju sinna, no. No seda ka, jah, seda ka. Sa juba selle mingi ühe asja põhjal vaata nagu panete prügikasti. Ja eks see muidugi oleneb ka, et mida see inimene sealt otsib, et kui ta otsib endale päris suhet, siis see haugi pilt on tal sellepärast, et tal tõesti meeldib haugiga käia, et ma ei tea, kas ta siis no see oli muidugi ka näide, aga eks see Tinderid ja need ole ka väga sellised. Aga mida ma olen küll kuulnud selle Tinderi kohta on see, et ikkagi see on kujunenud viimastel aastatel natukene rohkem selliseks, et saadakse kokku ja see on selline kerge nagu mingi lustimine üheks õhtuks ja järgmisel päeval enam üksteisele eelistatakse. Kuigi on ju neid ikka, kas või minu enda sõpradest on neid ju ka näiteid, kus ongi inimesed kohtuvad läbi Tinderi ja on nagu kas just elu lõpuni õnnelikult koos, aga igatahes leiavad nagu päris paarilised ju ka neid, kindlasti saad ka neid palju ikkagi näinud või? Ja ma olen neid näinud ja neid lugusid kuulnud, aga see on ka see, et eks on natukene ka inimestel on selline, ma ei oska öelda, kas on mingi tüdimus on tekkinud või mingisugune pinnapealsus, et nagu kardetakse minna sellesse sügavasse emotsionaalsesse lähedusse ja kui on paari suhe juba mingisugusest, ütleme, etapis, et inimesed kardavad ennast avada. Nad kardavad ennast näidata haavatavana, nad kardavad näidata enda mingisuguseid ebatäiuslikkuseid ja siis, kui tekib mingi esimene kriis, siis on kõige lihtsam lahku minna. Ja siis ongi sellised Tinder-date'id, eks ju, selline kerge nagu magusamps on ju, ja siis jälle minnakse eluga edasi. Et mida mina tahaksin nagu inimestel pigem öelda, et
see paarisuhe, mis saab sinul olema, saab olema täpselt nii hea, kui palju sina oled nõus sinna paarisuhtesse panustama. Et iga mees tahab tunda, et naine hoiab, armastab, austab teda. Iga naine tahab tunda, et mees armastab, hoiab, austab teda. Ja minu arust paarisuhe peab olema kogu aeg niimoodi nagu peopesa peal hoituna. Et kui meie paarisuhe on kõik hästi, see on elu vundament. Meil on kõikidel elutasanditel palju-palju parem. Ja on tehtud ju uuringuid ka selle kohta, et kui me oleme õnnelikus paarisuhtes, me oleme vaimselt, füüsiliselt palju tervemad ja me oleme ka edukamad, sest me oleme produktiivsemad. Muidugi. Et kui meil on stress, eks ju, meil on paarisuhte stress, me kogu aeg mõtlema, mis jama meil seal kodus toimub, ega siis me ei suuda ka tegelikult väga hästi nagu oma tööle keskenduda. Aga kas, kui on väga hea suhe, kas seal ei ole ka see oht, et sa lihtsalt tahad kogu aeg temaga koos olla ja siis see produktiivsus kaob? Ütleme, et see on nagu kindlasti mingi etapp elust nagu. No ma ei tea. See võib-olla see mingi honeymoon faas, vaata ka, mis on nagu alguses just vaata ka. Või sul on juba pikalt see kestnud? Kestab juba 10 aastat. Päris pikalt, võib-olla mul nagu elukaaslasel on see pikemalt olnud kui minul, aga ikka on, mulle ikka meeldib kodus nagu õhtuti selle asemel, et minna kuskil olla nagu kodus ja temaga koos aega veeta selle asemel, et võib-olla ma ei tea mingeid tööasju. Aga see ongi kvaliteet, aga õhtul ei peagi tööasju tegema. Ja ega ei teegi. Ega me peame oskama ka elu nautida, eks ju. Et see on väga suur osa, et ja see näitab, et teil on nii terve suhe, et te tahate koos teineteise ka aega veeta. No, see on ka okei. Ja nagu on kuttide selts, ma lihtsalt võin nagu risti vastupidist saada, mul on ka üks siis 3 nagu sõprade punt on ja grupp ja siis ka ütlesin, kui selle neiuga siin nagu lähedamalt suhtlema hakkasime ja siis kutid kirjused. Ja jälle üks sõdur on langenud. No kuttide vahepeal on see, et lähed nagu suhtesse kaot sõprade jaoks nagu ära vaata ja nagu. Ei, mul oli sama mõte ausalt öeldes. Nagu, mul on nagu siiralt hea meel sinu üle, aga ma tean juba seda, et nagu see tähendabki ilmselgelt seda, et ta peab nagu nüüd palju rohkem oma ajast kulutama sellele oma partnerile, eks ole, ja see on absoluutselt loogiline, aga minul kui sinu parima sõbrale on natuke, osati muidugi ma olen rõõmus sinu üle ja natuke mul on ka heitlaav ja natuke nagu kurb ka, et siis ma tean, et poiss on rohkem kadunud, eks ole. Aga mul on varem on see, et ma olengi reaalselt ära kadunud ja üliteadlikult selles mõttes, et ma ei kaoks ära. Et ma ise nagu mõtlen selle. Et nüüd seekord sa mõtled. Aga mina arvan, et see on tegelikult väga õige, et sa nagu suhte alguses sa ehitad selle vundamendi ülesse ja sinu head sõbrad saavad sellest aru. Ja ühel hetkel, kui see vundament on loodud, siis sa lähed oma tavalisse nagu elurütmi tegelikult tagasi. Et see esimene aeg sellest suhtest, see peabki olema niimoodi, et te tahategi hommikust õhtu ninapidi koos olla. Ja see on väga õige. On ka, jah. Aga lihtsalt... Aga siis sealt ongi mingi, et on see, et kallis 6 aega tagasi, sa olid kogu aeg nõus sõitma minu nimel kuskile, vaata, aga nüüd sa tahad olla Jaagupiga või nagu, et sa oled muutunud, vaata. Ja, aga see on nii hea koht, et sa selle praegu välja teed, mis on hästi oluline suhte alguses ka öelda, et kallis, et mul on sinuga nii hea olla, aga ma tunnen iseennast, ma tean, et mingi hetk ma vajan aega olla ka üksinda ja mingi hetk ma vajan ka aega olla koos sõpradega, aga see ei tähenda siis, kui see hetk tuleb, et meil on midagi halvasti. Ma kommunikeerida seda. Ja, et sa juba nagu annad talle ette nagu tead, et selline aeg võib tulla ja siis ta arvestab sellega. Ma nägin ühte uuringut, mis tehti siin USAs ja ma mõtlesin, et korra jagan teiega ka, mis sealt välja tuli. Ehk siis tehti selline uuring, küsiti tuhandetelt vallalistelt siis inimestelt, uuriti nende kogemuse kohta kohtingute ja nende dating appide osas. Ja siis esimene küsimus, et kuidas su dating life siis läheb praegu, 33% ütles ainult, et hästi ja 67% ütles, et pigem halvasti või väga halvasti. Ja siis, et kui kerge on leida inimesi, kellega dateida, siis 25% ütles ainult, et kerge ja 75% ütles, et nagu keeruline või väga keeruline. Ehk siis tegelikult neid on dating appide maailmast praegu ju tunduks, et meil on valikut ju nii palju rohkem, nagu nii kergeks on tehtud see inimestega connectimine. Aga tegelikult nagu statistika näitab seda, et nagu keerulisem kui kunagi varem on inimestel nagu selle statistika põhjal, eks ole, keerulisem kui varem on leida nagu partnereid. Ma ei tea, kas sa tunnetad nagu mingit sama tendentsi Eestis ka? Täna on vist ikkagi see, et väga palju on vallalisi naisi ja vallalisi mehi, kui ma räägin enda koolitsustelt. Ja kuidagi inimesed ei kohta enam üksteisega nii nagu vanasti, ma ei tea, minti raamatukogusse ja siis käidi mingitel tantsuõhtutel, eks ju. Et täna kuidagi ja väga paljud naised
on ka öelnud selle, et nad on valinud teadlikult sellise vallalise elu. Et see paari suhe võtab ikkagi nii palju aega, energiat, tähelepanu ja kõik see, et seal on nii palju kohustusi, et pigem on see, et saadakse kellegagi kokku aeg-ajalt, on ju, lustitakse ära ja siis igaüks läheb oma koju tagasi. Et miks see täna niimoodi on? Ma arvan, et me olemegi sellises nagu, ma ei tea, muutuvas maailmas, et see planeerimine on kuidagi, ma ei tea, mingisugune, ma ise tunnen, et mingisugune vana maailm justkui lõpeb ja uus maailm pole veel nagu alganud ja me oleme kuskil nagu vahepeatuses siin. Kindlasti see on osati ka äkki tänu sellele, et ongi, meil on nagu, me oleme nagu isoleeritud rohkem, eks ole, et kui varasemalt sa läksidki, eks ole, ma ei tea, peale tööd kuskile baari või pubisse, eks ole, mingi drinksi tegema ja siis inimestega kohtuma, siis tänapäeval sa võib-olla inimesed lähevadki rohkem koju ja vaatavad mingi telekat või Netflixi ja chillivad, eks ole. Et ja ongi rohkem nagu dating appide kaudu otsid, eks ole, partnerit versus see, et lähed reaalselt kuskile inimestega nagu kohtuma päriselus, noh. Ja see on ka veel uuringutest tulnud, et inimestel on nagu ebamugav silmast silma rääkida, tal on palju lihtsam see läpis suhelda, eks ju, aga kui nad kokku saavad, siis nad tunnevadki, et neil ei ole justkui nagu suhtlemisoskust, eks ju. Nad tunnevad ennast ebakindlalt. Nagu haavatavamad ka, kui sa päriselus kohtud. Aga ma võib-olla võite kinnitada või ümber lükata, aga ma pakuks, et selle statistika taga on ka see, et võib-olla just naiste poolelt, et kui palju lihtsam tänapäeval naisena hakkama on saada, et meil ei ole nii-öelda vaja, et kui me võtame nagu heteronormatiivse suhte, et meil ei ole vaja seda mehe tuge, kes tööl käiks ja et naised on palju ambitsioonikamad ja tahavad ise endale karjääri luua ja ise nii-öelda enda bossid olla, mis võib-olla nagu, kui minna mõned 10 aastat tagasi nii ei olnud. Täpselt, no mõned 10 aastat tagasi oligi see, et abielu oligi siuke sotsiaalne nagu konstrukt, kus mehe poolt tuli see, et tema toob raha ja leiva lauale, eks ole, ja naine siis tegeles kogu selle majapidamispoolega, laste kasutamisega, mis ongi ju ropp töö ka, aga tänapäeval ongi, eks ole, aeg on edasi liikunud ja naised ongi nii palju ambitsioonikamad ja tahavad ise karjääri teha. Ja on see võimalus ka, et sa saad seda teha. Absoluutselt, seega tegelikult see nagu näitabki, sealt uuringust tuli nagu välja see ka, et naised tahavadki vähem deitida, sest nad tahavadki rohkem keskenduda nagu iseendale ja enese nagu ülesehitamisele, eks ole. Ja teiseks mul tuleb meelde ka, kuskil oli üks mingi uuring, oli selle kohta, et Eesti naised on väga haritud ja neile ei ole nagu võrdset partnerit. Just. Nüüd ongi, UK-st tuli ka just see välja, et nagu naised keskmiselt ongi rohkem haritud kui nagu mehed, eks ole. Ja rumala mehega koos olla, no see on loodusõnnetus, no. Oled kogenud seda? Ei, õnneks mitte, ei. Aga ma olen seal, kuna ma olen täna tõesti 11 aastat koolitusi teinud ja üle 61 000 inimesega koolitanud, need inimeste lood on hästi ehedad, eks ju. Ja neid lugusid on tõesti tohutult palju, nii et kõik mehed, noormehed, kes kuulevad, siis ajud, et see, kui sa oled tark ja intelligentne laia silmaringiga, siis see on nagu nii suur boonus. Aga mida teha sellises situatsioonis, kui sa näed, et sinu keegi lähedane inimene on näiteks lolli mehega suhtes, et kas see on miski, millest ta peab ise aru saama ja ise mõistma või kas on kuidagi, kuidas sina nagu hea sõbrana saad teda suunata ka sinna poole, et sa oled palju paremat väärt? Ütleme nii, et igal inimesel iga suhe on tema õppetund ja sina kõrvalt ei tohi talle tema õppetund ära võtta. Et kui ta on selleks ühel hetkel küps, siis ta jõuab sinna. Selge. Ja ära seda ka teed pärast, et ma ju ütlesin sulle. Ei, ma lihtsalt hoian suu kinni. Siit uuringust tuli veel selline põnev graafika, et täiskasvanud 18–29 aastaste täiskasvanute protsent, kes viimase aasta jooksul ei seksinud kordagi. Ja see on nagu tegelikult viimase 10 aastaga põhimõtteliselt peaaegu nagu 2-kordistunud. Nagu, kas see on, no see on nüüd USA baasil, eks ole, kas see on nii, et inimesed tegelikult nagu, siis noored inimesed nagu seksivad vähem kui varasemalt? Ma olen ka kuulnud neid uuringuid, aga ma ei saa kinnitada, sest minu koolitused on kõik välja müüdud ja kõik need, kes minu koolitusel käivad, nendele kõigile seks meeldib. Ma ei tea, kas Eestis on tehtud selle kohta uuringut. Võt ma ei kujuta ette ka. Aga ma olen kuulnud selle kohta et tänapäeva noored üldsegi nagu justkui võõrduvad seksist ja nad ei pea seda nii oluliseks ja nii vajalikuks, et nad on pigem nagu käivadki teevad mingeid muid asju. See on põnev, sest arvaks just, et nagu ollakse, et noored on nagu rohkem kuidagi seksuaalselt avatud, eks ole, et arvaks, et siis nagu see on kuidagi just nagu tõusvas trendis. Aga enese rahuldamine läheb ka seal läheb üle?
vaevalt. See on hea, ei lähe ikka, ei lähe, kindlasti ei lähe. Aga võib-olla see ongi see, et sa lihtsalt puutud ja näed seda nii palju varem, et see kuidagi nagu, kuidas ma nüüd sõnastan seda või et sa nagu harjud ära sellega ja sellel ei ole sellist võlu millega, seksiga või? Nojah, et kui sa näed seda nii palju nooremana, nii palju lihtsam ja see on nii palju kättesaadavam, just näiteks porno, et kas see võib olla siis miski, mis... No ütleme niimoodi, et kui me räägime sellisest armatsemisest, siis mis on hästi kurb statistika tegelikult, et hästi paljud naised teesklevad orgasmi. Väga paljud. Et kas teie teate, kui paljud naised teesklevad orgasmi või on teis olnud? Iga teine vähemalt. Jah, ma ei tea. Aga ma olen ka mingit statistikat kuskilt kuulnud. No statistika ütleb, et kuskil 80% naistest. Okay. Ja mul oli eelmine aasta... 4 naist 5 siis feigivad, jah? Et eelmine aasta oli üks baariterapeut koolitusel, kes on 23 aastat selliste baaridega tegelenud ja ta ütles, et see protsent on veel kõrgem. Ja see on kõige hullem asi, mida naine saab teha. Kui naine teeskleb orgasmi, siis mees vaatab, naine saab orgasmi, ta ei pea mitte midagi muutma. Ta laseb täpselt sama vana rada mööda edasi. Ja mis on veel huvitav asi, mida nagu vähe teatakse, lihtsalt ma tahan öelda, kõik mehed naudivad seda, kui ta on naise sees ja see on hästi tihke. Te naudite seda, oh my god, kui hea see on. Aga nüüd, kui naine ei saa orgasme, ütleme piltlikult öeldes, tuppes on lihased. Ja kui naine ei saa orgasmi, siis need lihased ei tõmbu kokku, sest iga orgasm on lihaste töö kokku tõmme. Ja kui nüüd naine teeskleb, siis need lihased ei tööta seal. Ja ka naine, kes ei ole sünnitanud, tema lihased lihtsalt atrofeeruvad. Ja siis ongi see noormees läheb, astub taga vahekorda, aga ta ei tunne midagi. Ja just selle pärast ei tunne, et need... Et ta pole orgasme saanud, siis ta lihased on nagu lihtsalt... Jah. Ma olen sellega kokku puutunud ja minu mehena tagajärg ongi lihtsalt, siis sul endal ei püsi nagu kõva ka, kui sa panedki sukest nagu õhuauku põhimõtteliselt, ei olegi nagu mingit füüsilist stimulatsiooni. Et sa mõtled, täitsa niimoodi on nagu... No põhimõtteliselt jah, nagu natuke liialdatuna võib-olla. Aga see on teema ja nüüd, kui ma olen näiteks koolitusi teinud, eelmise aasta ma lihtsalt olin ühel arstide konverentsil, kus ma ka esinesin ja see oli nii huvitav ettekanne ja siis ma mõtlesingi selle peale, et ma pean seda lihtsalt hakkama naistele jagama. Palun lõpetage teesklemine. Ja kui sa ei saa orgasmi, siis sa ütledki mehele, kallis, ma ei saanud orgasmi, mitte sa ei teeskle. Ja orgasm selleks, et naine jõuaks orgasmini, ei ole mees süüdi, ei ole naine süüdi, see on koostöö. Mõlemad peavad sinna nagu panustama, nad peavad hakkama jagama, nad peavad hakkama katsetama, proovima ja kui me näiteks räägime eelmängust, et kui palju kirju mina täna saan noortelt, kes kirjutavad, et me oleme proovinud juba seal mitu kuud vahekorda astuda, aga ei ole õnnestunud, et see on nii valus ja ebamugav, eks ju. Ja ma küsin, et aga kui pikk on olnud eelmäng? Siis tulevad küsimärguid. Mis asi see eelmäng veel on? See on nagu... Ja siis üks tüdruk ütles ka eelmäng, aga see ongi see, et ta võtab riided seljast ära, teeb ise rinna hoida lahti, eks ju. Ja siis mõtlen, et ei, et see ei ole eelmäng. Et kui sa ei ole vahekorda astunud, siis tütarlaps vahe vähemalt 1-2 eelmängu. Ja siis ma nagu olen see telefoni nõuandja, kes annab neile siis nõu, eks, et kuidas, mismoodi, ja siis nad kuulevad seda just esimest korda. Sest koolis täna siiamaani räägitakse, kasutage kondoomi, võib jääda rasedaks, see on suguhaigused, aga mitte keegi ei räägi näiteks eelmängust. Mitte keegi ei räägi sellest enneaegsest seemnepurskest, et kuidas on võimalik seda ohjata, sest väga paljudel meestel on enneaegse seemnepurske probleem. Kuidas me saame seksuaalenergiat suunata, et mees hakkaks kestma, kuidas mees saab kontakti oma ejakulatsioonimehhanismidega. 1-2 minutilisest meest on võimalik teha mees, kes kestab voodis pool tundi, 1,5–2 tundi, nii et tal silm ka ei pilgu. Aga sealt tagasi enam ei ole võimalik tuua. Ja tagasi saab ka, aga see kõik on kõik ju toimub, ja kõik ju toimub siin tegelikult ju 2 kõrva vahel ja kui paljud on need naised ja mehed, kes on nüüd, vau, et miks ma seda varem ei teadnud. Et need inimesed, kes jõuavad minu koolitustele, nende naudingute maailm saab täielik, ütleme, et sa oled kogu aeg lennanud terve elu turistiklassis. Ja ühel hetkel sa lendad äriklassis ja sa ei lähe sinna turistikusse tagasi. Vaat see ongi selle koolituse mõte. Sellist just ongi, et koolis ei räägita pooligi asju, et kui sina käid koolides koolitusi tegemas ja jutustamas ja vestlemas noortega, et kas nad julgevad küsida küsimusi?
Anonüümselt mul on alati QR-kood, nad saavad küsida kõik oma küsimused. Okay. Julgevad küsida. Ja väga paljud on õpetajad alguses öelnud, ei, me ei tule loengusse, ma saan teate, palun tulge, istuge seal tagumises reas. Ja õpite ju ise ka ju. Ja siis nad kirjutavad, ütlevad, nad pole kuskil nii palju konspekteerinud kui minu loengus. Ja kui ma käisin Tartu Ülikooli tudengitele, andsin paar aastat tagasi, tegin VSPA konverentsi keskuses, siis seal oli arstitudengeid 4.-5. kursus, kes ütles, Tepp, me õpime arstideks. Ja see info, mida sina jagad, seda ei ole ülikoolis. See tegelikult see, mida mina annan, seda ei ole võimalik õppida mitte üheski ülikoolis. Ma ei kahjusta mitte ühtegi tüdrukut, mitte ühtegi poissi, kes käivad minu koolitustel, noorte loengutel, mitte ühtegi täiskasanud meest ega naist. Mitte kedagi ma ei kahjusta, sest see info, mis ma jagan, see on lihtsalt see on nii läbi proovitud, see päriselt töötab. Ja siis ma mõtlen, et inimesed istuvad oma õnnetutes suhetes, nad ei naudi oma seksuaalelu, nad on frustreerunud, neil on stress, neil on pinged, neil on ärevus, kõik need asjad ja kui palju on väikese vaagna valusündroomi, seda nii noormeestel kui tütarlastel, nii naistel kui meestel. Ja see sama massaas, mida saab teha naine, tütarlaps, mida saab teha noormees ja mees, isegi me ei pea astuma vahekorda, see, mida me saame kätega teha. Kas te teate, kui palju erinevaid orgasme teie võite kogeda? Ei tea, mina arvast, et üks on, aga palju on siis? 8-9 erinevat orgasmi tüüpi. Mehed saavad kogeda 8 orgasmi erinevat. Ja naistega on täpselt samamoodi. No naistel on nagu veel rohkem neid ei ole. Ei ole, või on sama palju. Ma ei tea. Ja iga naise seksuaalsus on veel nii erinev. On naisi, kes saavad kõrva orgasme. Nad saavad põlve õndla orgasme. Nad saavad suure varba vahelt orgasme. Nad saavad rinna orgasme. Nad saavad ehk siis lõpmatuseni. Jaa, sest et seal on nii oluline osa, et kes on see partner, kes puudutab, kuidas ta puudutab, missuguse tonaalsusega ta puudutab, kui aeglaselt, kui õrnalt, missugune on see armastuse ruum, mis on sinna loodud ja missugune on see emotsionaalne side seal taga. Seal on nii palju kihte. Ma tahaks inimesi lihtsalt raputada. Ma mõtlen, miks te elate sellist elu nagu päriselt? Et miks, sellist nagu, elu, et feigite orgasme. Nagu täpselt. Sest kõige need naised ja mehed, kes ei ole käinud minu koolitusel, kes ei ole olnud minu köes ruumis, nad mõtlevad Epp Kärsin, et peast täiesti soe on ju, et naine, kes räägib seksist on, ma ei hakka ütlema, kes seks on nii iganes on ju. Ja tegelikult on see osa, et ma jagan inimestel seda maailma, mis on kõigile teile sünnimomendis kaasa antud. Aga mida teeb ühiskond? Et me tunneksime tohutult häbi, piinlikkust, ebamugavust tunnet. Me vaatame täna, kuidas toimub sõda, kuidas pead lendavad, see on kohutav. Ja me ei või jagada seda, et kuidas puudutada, me ei tohi isegi Instagrami panna mingisuguseid kujundaid sinna, sa saad kohe nagu ploki peale sellest. Kuidas puudutada, kuidas silitada, kuidas siseneda. Seal on näiteks oma tehnika, et kui mees siseneb naise sisse, mis on see aeg? Et kui kaua peaks võtma, et siis olla lõpmikult sees ja näiteks, oleneb kui pikk on. Jaa, no seda ka. Aga näiteks olete kuulnud, nagu on 1-faasiline sisenemine, 2- ja 3-faasiline sisenemine. Olete kuulnud sellest? See on nägemist. Võib-olla nende terminitega nagu mitte, aga... See on nägemist mõistus naise jaoks, kui te selliseid asju teate ja teete. Naisel on ainult üks mõte, et see mitte kunagi ära ei lõppeks. Et ei lõpeks see orgasm mitte kunagi ära või? Et ei lõpeksid need naudingud mitte kunagi ära. Aha. Fokus faasid siis ongi see, et nagu kui me räägime praegu siis penetratsioonist, et siis ongi, et kui riist on selline, et sa oledki kas ainult peenise peaga näiteks sees või saab öelda, et seda ei saa blörda enne. Näiteks ka sisenemine, et kui mees nagu siseneb lihtsalt otse, siis on üks nagu variant, eks. Aga see, kui ta liigub nagu üks, ootab ja siis on 2 ja ta tuleb ääre peale tagasi ja siis teeb 1, 2, 3 või 4, 6 ja läheb uuesti 1, 2 ja ta muudab nurka ja kõige tähtsam on ka, et meeste puusad oleksid lahti, et ta täidaks naise ära nagu täiuslikkuseni. Et kui mees teeb ainult edasi-tagasi, siis tupetundlikkus väheneb rohkem kui 50%. Selline seks nagu pornos näeb. 50%. Need naudingute tsoonid, see G-tsoon. Kogu seksuaalne. Kõik need tsoonid, eks ju, kus on nagu see U-punkt või kus on see kliitoritoruk ja kus on G-tsoon, kus on A-tsoon, kus on V-kanali taskud, on ju. Kus on N-punkt, kus on V-punkt. Palju neid punkte on, nagu neid on ka ikka niimoodi. Ja neid... Juba langeb.
palju neid punkte siis. Palju neid punkte ja on muidu. Jaagup, kas sa kujutad ette, kõikidel naistel on need olemas. Ei, ma kujutan, ma täitsa usun, aga vot keegi ei ole õpetanud mulle nende punktide osas, vaata, ma peangi tulema su koolitusele. Tead, Jaagup, mul on sulle kinkekaart. Ma ei teadnud, et teid siin rohkem on, ma võin teile kõigile ka kinkida kinkekaardid. Et siin on Kulla Jaagup joonimassaaži koolitus 7. septembril kell 16.00 kuni 20.30 Paldiski maantee 21. Need on nii pikad koolitused ka. See on 4,5 tundi. Näed, palju? 4,5 tundi. Ja, tehtav. Näed, sellest see on ikkagi salajane plaan, vaata, et kui sul EPUs, ma saan lõpuks äkki koolitusele ka. Ja mõtlen ausalt, et no Robinit ja Andreit te teate, eks ju kindlasti, et nemad olid esimesed, kes olid selline noorema põlvkonna esindajad ja tänu neile hakkasid noored käima minu koolitustel. No, et varem oli selline 40 pluss vanuseks ja nüüd on ikkagi juba esimesed on sellised, kes on 16, 17, 18, 20 hästi palju. Nii et mul on ainult puhas rõõm sellest, et ja nüüd oli alles reedel üks ema tegi oma pojale üllatussünnipäeva. Poeg sai 18 ja seal olid nii isad kui pojad ja see oli üllatussünnipäev. Joonimassaaži koolitus, ülivinge. Väga lahe. Nii et saab ka sõpruskonnaga tulla, nii et võib-olla Jaagup ajad hoopis oma pundi kokku ja muidugi, siis... no ma tean, Georg tahab niikuinii tulla. Ma ei tea, Sidney ka. Tahan küll, jah. Ma usun. Ja ma olen ka veel teinud niimoodi, et kui on sõpruskonnad, et ma olen ka teinud niimoodi, et naised, mehed on koos, et koos on teooria, koos on praktika. Aga praktika ei tähenda seda, et te üksteise peal teete, vaid ikkagi mulaažid laudade peal. Ja see on nagu üliäge, sest et kui tüdrukud naised teevad massaaži positsioone, siis väga paljud mehed lihtsalt vaatavad, nad ei teagi, et sellised viljapead ja vikerkaared ja nõgesed on olemas, nad lihtsalt nagu hämmingus, et no, wow. Ongi, no ega ongi, keegi ju ei õpeta, no peale sinu, ongi, noh, või noh, vast neid koolitajaid on nagu veel, aga mina olen nagu... originaal. Mina olen originaal. Ja ega koolis nagu ongi, never ei õpigi ju seda. Ma ei hakka nimetama seda kooli, aga see oli üks riigigümnaasium ja see oli aasta 2000, kui me eksi 17 äkki. Nad kutsusid mind tegema pilootprojektina õpetajatele ja teate, kui lahe, see oli auditoorium, kus olid erinevatel tasapindadel siis need lauad, õpetajad istusid, tildad olid ees, eks ju, koos teooria, koos praktikas ja koolidirektor hiljem kirjutas, et mitte ükski meeskonna koolitus pole nii hästi mõjunud kui see. No ma täitsa usun. Nii et mina arvan, et kõik õpetajad võiksid käia ära minu koolitustel, siis nad oleksid palju õnnelikumad ja klassi ees palju rõõmsamate nägudega. No võt, tõmbame siin riikliku programmi käima, kus neid allkirju koguda saab. Ja. Ei, aga absoluutselt, nagu see on ju tegelikult ongi teema, millest peab rääkima ja kõiki ma arvan, tegelikult ju huvitab ka, nagu ma mäletan ikka mind siis, kui 6. klassis või mis oli see mingi, no oli need samad teemad, kus me niimoodi puudutasime seda mingit rasedaks jäämist ja kondoome ja mäletan, mul oli ikka väga-väga põnev selles klassiruumis. Ma olekski tahtnud täpselt sellist õpetajat sinna ette ja ma oleks nagu küsinud tõenäoliselt. Aga minu arust meil oli pigem see, et kui midagi küsisid, mis oli piiridest välja, siis on need ala, et sellel teemal me ei tohi rääkida. Jah, just see ongi, et see peakski olema see, kes sellest räägib ja kes seda õpetab inimene, kes on hästi avatud sellel teemal. Ja just, et võib-olla iga õpetaja ei saagi sellisel teemal nagu ei oskagi kindlasti, no ei oska kindlasti ja ega ütleme, et mul on õpetajatest tegelikult kahju, sest meil riiklikul tasandil ei ole õpetajatel sellist ettevalmistust ja tal ongi klass ees ebamugav olla ja kui sul on veel enda õpilased, eks ju, kellega sa igapäevaselt pead seal kooli koridoris kokku saama. Minul on lihtne, ma käin ära, ma räägin oma 2 tundi loengut ära. Ma olen ülitänulik, et koolid järjest kutsuvad mind järjest rohkem ja õpetajatel ja lapsevanematel kõigil on hea meel, sest ma räägin nendel teemadel, millest võib-olla kodus ja koolis on võib-olla ebamugav rääkida. Aga milline sinu seisukoht on kõige rohkem furoori tekitanud või sellist vastuseisu? Ütleme nii, et kui ma alustasin nende noorte loengutega, see oli hästi huvitav koolides, ma tegin ju alguses seda tasuta, see oli aasta 2018, 2019, 2020, ma käisin pea 100 Eesti kooli, tegin täiesti tasuta oma kulu, kütte, auto, kõik, eks ju. Ja ühel hetkel ma mõtlesin, et ma olen nii palju panustanud, et ma tean, et see on nii hea info, seda ei ole mitte üheski koolis, mitte üheski õpikus ja et ma hakkan raha küsima selle eest. Ja siis toimus see nagu, et tal ei ole haridust vastavat, enne kõigile sobis, kõik võtsid vastu. Ja siis ma mõtlesin ka, et see on nii huvitav, et meil ei ole isegi koolis, ülikoolis võimalik õppida sellist asja, mida mina õpetan. Ja
ja täna on ju see, et ma ju loen teaduslikke artikleid, eks ju, ma olen kogu aeg neid lugenud, see on hästi huvitav minu jaoks. Ja ma olen kogemuskoolitaja, sest et ma ei jaga midagi sellist, mida inimesed ütleme, millega nad saaksid endale kahju teha, vaid vastupidi, on väga palju paare, kes tänu minu koolitustele on saanud oma suhtekriisidest üle ja leidnud uuesti teineteist ja on kokku jäänud. Või ka tüdrukud näiteks, kes on noorte loengutel olnud, nad on kirjutanud, kui Tepp, et nii hea on sinult kuulda, et kui sa ütled, et minu keha on minu hinge tempel ja see ei ole läbisoidoov ja et purjus peaga ei ole okei seksida või et ma võin öelda ei, eks ju. Ja et ma ju jagan hästi ausalt, et mul ei ole olnud mitte kunagi ühe öö suhet, et minu jaoks on alati olnud hästi suur osa sellest emotsionaalselt sidemel, aga see tekib, ütleme seal 2-3 kuuga nagu mingisugune usaldus, et siis alles nagu lähed intiimsemaks ja see ei ole nagu muutunud ja kui ma olen seda jaganud, et see on ka täiesti okei, et ma ei ole valmis, eks ju. Et me võime öelda seda ja iga tüdruk võib öelda noormehele, et ma ei ole valmis ja iga noormees võib ka öelda tüdrukule, et ma ei ole valmis. Et ega täna on ka tüdrukud väga agressiivsed ja sellised õrnema hingega poisid, need võivad ikkagi natukene liiga ka saada nende väga julgete tüdrukute poolt. Kusjuures sellel teemal nagu rääkides, meil ju just nüüd hiljuti tuli uuenes nõusoleku seadus, mis võib-olla nagu mingil määral tekitab seda teemat, et ongi, et meeste vaatepildist on see, et nüüd meid hakatakse rohkem nagu asjata süüdistama ja neid alusetuid süüdistusi tuleb rohkem. Et kuidas sina sellesse suhtud või mis pilguga sina seda näed? No eks see tehti nagu kindlasti ka väga mingisuguse kindla eesmärgiga, aga kui ikkagi 2 inimest omavahel kokku lepivad, eks ju, või me oleme paari suhtes, siis ma tahaks ikkagi loota, et see seadus ei kahjusta kedagi, vaid ikkagi on loodud selleks, et meil oleks turvalisem. Eks ta vist pigem on ka nagu selle alatooni ja suunaga, et just mitte nagu paarisuhetes ja inimestega, kes võib-olla juba mõnda aega on deitinud, vaid just see selline nagu hookupi kultuuri, et seda nagu kaitsta ja seda poolt hoida. Aga mis siis nagu reaalsuses muutus? Et nagu, no ma saan aru, et varem oli siis see, et kui oletame mees ja naine kohtuvad klubis, oletame naine on nagu purjus, lähevad siis oletame näiteks mehe juurde edasi, on vahekorras ja siis, aga nad ei rääkinud nagu sellest, aga nüüd siis on see, et mees peab küsima siis nagu naiselt, et kas sa oled nõus. Ta peab saama just jah-sõna versus, et varem oli pigem naise süü, et ta ei öelnud, et ei, ma ei taha vaata. Aga päeva lõpuks ikkagi järgmine päev, kuidas see nagu siis, mõtlem nagu mis see seaduse ilmis nagu muutus, kas kuidagi on siis nagu et reaalselt see naine peab ütlema siis on ju jah, et ma olen nõus sinuga vahekorda astuma. Selles mõttes, et nagu aga ma küsisin, sa ütlesid ju või nagu jah. Või ja nagu, sõna vastu on tegelikult niikuinii. Et reaalsuses vist tegelikult nagu mitte midagi muutunud vist või? Ei, nüüd on pigem see, et varem pidi siis naine tõestama, et tema ütles ei. See oli nagu naise peal, eks ole, et tema peab tõestama, et tema ütles ei. Aga nüüd on see, et see mehe peal, et kas sa said temalt jahi, et kui ei saanud, siis on sina süüdi, on niimoodi. No midagi sinna jah, et varem oli see, et kui sa midagi ei öelnud, siis sa põhimõtteliselt ütlesid jah. Ütlesid jah. Et kui sa ei öelnud konkreetselt ei, siis sinu vastu, see on nagu sinu vastu nii-öelda. Aga nüüd peab ikkagi nagu see jah-sõna olema. Eks ta ilmselgelt on ta sõna vastu ja alati on olnud, aga eks seal tuleb ka see, et kes see läheb selle sõna vastu, et ilmselgelt kui sa hakkad seda kuidagi ju nagu üles paisutama, siis järelikult tõenäoliselt midagi seal taustal on. Aga oluline ja, et me võime alati öelda ei ja kui näiteks minu käest noored küsivad, et kuna ma olen valmis seksiks, eks ju, et kuna ma siis seksida võiksin, siis ma olen alati öelnud neile, et kui sa tunned, et sa pead alkoholi jooma, siis sa ei ole valmis selleks, et naudingud on ikkagi kaine peaga. Ja kahjuks on ikkagi see, et täna juba 11-12 aastased noored seksivad, mitte kõik, aga on nagu, kes seda teevad ja tihti vanemad ei teagi seda ja need noored, kes on mulle kirjutanud, ongi pigem olnud see, et on kellegi sünnipäev olnud, on vanemate tagant joodud mingit alkoholi, eks ju, pätsatud purjus peaga ja siis on hommikul nii suur süütunne ja häbitunne, et mis on juhtunud ja siis on see, et kooli peal räägitakse ka, kuule, see Mari tegi seda, ma ei tea, Karliga, on ju, et ta on nüüd see ja see ja see ja need läbielamised sellisele noorele on väga-väga rasked. Et selliseid asju nagu vältida. Ja iga noormees, et kui sa oled olnud koos mõne tüdrukuga ja sellest ei ole suhet tulnud, siis ei ole mitte ühelgi noormeel õigus rääkida selle tüdruku kohta, et ta on lits. See on lubamatu, on see. Sellist asja ei tohi olla. Meil peab olema nii suur austus
noormeestel tüdrukute vastu ja tüdrukutel ka noormeeste vastu. Sest tüdrukud võivad täpselt samamoodi elu nautida ja samamoodi katsetada ja proovida. Aga see on ikkagi tulnud kuskilt vanast nagu sellisest ühiskonnast, et kui naine või tütarlaps naudib seksi või ta vahetab partnerit, eks ju, et siis kohe näidatakse talle näpuga. Aga kes on need rääkijad? Need samad noormehed, kes on ise olnud selle tüdrukuga. See on täielik topeltstandard. See on topeltstandardid ja siis teised tüdrukud, kes tahaksid ka tegelikult elada sellist elu, on aga julge, sellepärast, et märk tuleb külge. Et me peaksime aru sellest saama, et seksuaalsus on vaba ja iga tütarlaps, iga noormees otsustab selle üle ja mitte kellelgi teisel ei ole õigus öelda tema seksuaalsuse kohta mitte ühtegi sõna. Viimasel ajal veel eriti nagu kuidagi teema olnud, et Netflixis tuli Manosphere dokumentaal, mis siis ketraski, no just selliste, et meil on sellised need Manosphere influencerid nagu Andrew Tate'id, kes käivadki ringi ja jätavadki sellise mulje, et naised on ära kasutatud. Just, ja nende alati nende vabandus on see, et aga et me armastame naisi. I think you're homophobic. I'm not homophobic. He's not. I have a gay mate. But you said that if you had a son and he was gay, you'd disown him. That's not homophobic. 9 months to make a single baby? If men grew babies, it would take 2 weeks. Sounds like a skill issue. Ja kui sa küsid ta käest, et noh, et miks siis nagu sinu jaoks on naine nii palju alama väärtusega kui sina, siis alati see, et ei, et me armastame naisi ja mida nad tegelikult armastavad on see, et neil on naine, kelle sisse tulla. Aitäh, et sa olid meiega, kuulasid seda vestlust ja meil Epp Kärsiniga oli nii tore ja seda juttu jagub veelgi, nii et tuleb ka part 2 ja selleks, et meie energiatasemed siin püsiksid kõrgel ja et juttu jaguks, on meil laual Believe. Ja see on uskumatu, kuidas meie ametlik sõidupartner suvehooajal suudab meil ikka ja jälle saatesse sõidutada nii ägedaid külalisi. Suur aitäh sulle, Forus Takso. Yes, sir. Aitäh ka Coolbetile, kes on juba algusest peale meie pikaajaline partner olnud. Lisaks aitäh Fotopoint Trendile nende tutskete kaamerate eest, millega me seda kvaliteetset saadet saame filmida. Lisaks sellele, et me siin YouTube'is pläkutame, on sul võimalik vaadata meie klippe ka TikTokis, Instagramis, nii et mine kindlasti jälgima. Ja by the way, meie episoodid on üleval ka Spotify's, teadsite või? Me oleme Spotify'sse ka. Ja. Nii et saad ka neid episoode sealt vaadata. See on ülinais küll ja aga selleks me saaks igal pool pildis olla ja saaksime tuua kõige kuumemad ja ägedamad nimed siia samma diivanile. Palun pane see like ja subscribe. Means the world. Ja, see lükkab meie kanalit edasi ja me saame tuua tõesti seeläbi võimalikult ägedaid külalisi teile kaemiseks. Ja mis seal ikka, võtame otsad kokku. Ja näeme part 2. Täpselt nii. Ciao. Teema out. Mida sa limpsid mu varbaid, lollakas oled? Hea seks saab päästa halva suhte. See on täiesti okei, et mees vaatab pornot ja jalad siis nagu tervikuna või? Ma isegi ei tea, mis Jaagupi fetišid on. Igal naisel on oma seksinurk. Maha taha ja nüüd liigume edasi. Aga ma pole ühtegi nagu neid leidnud. Mina olen väga palju pornot oma elus vaatanud. Minu mees suudleb nii, et mul on terve nagu tatti täis. 10 sentimeetrit. Palju ma jõuan ühes päevast olla? No, minu reegel on olnud elus 2 kuud. Siis kui ma rohkem kunagi pornot vaatasin talle alati, et kissing. Kuidas sa saad olla nii enesekindel? Sul on pikk nina, suur lõug, väikesed tissid ja kõverad jalad.